Kas teadsid, et on olemas palju lihtsamaid viise oma viljapuude paljundamiseks, kui sa arvatagi oskad? Meetodid, millega saad oma aeda täita viigipuude, õunapuude, sidrunipuude, apelsiinipuude, avokaadode või granaatõunapuudega ilma keerukusteta ja suurepäraste tulemustega. Täna näitan sulle 3 paljundusmeetodit, mida sa tõenäoliselt kunagi näinud ei ole ja mida igaüks saab kodus teha. Kui tahad samm-sammult õppida, kuidas oma viljapuid lihtsalt, tõhusalt ja väga odavate vahenditega paljundada, siis jää kindlasti vaatama, sest see üllatab sind. Õigepealt otsime üles ühe terve oksa. See ei pea olema täiuslik ega midagi erilist. Lihtsalt olgu see korras, ilma haigusteta ja nii, et saaksime seda natuke allapoole suunata, sest toru jääb toetuma maapinnale. Eemaldame lehed, võtame ära ka väikesed oksakesed ja jätame selle osa puhtaks, nagu varda. Mõõdame selle osa ära, sest selle pikkuse järgi lõikame hiljem toru. Kui meil on oksa pikkus teada, siis võtame ette toru. Lõikame toru natuke pikemaks kui oks. Näiteks kui oks on 1 meetri pikkune, siis teeme toru 1 meetri ja 20 sentimeetri pikkuseks. See on selleks, et kogu lõige, mida nüüd teeme, oleks korralikult vee all. Paneme alla korki, määrime peale PVC-liimi ja laseme sellel natuke kuivada, et olla kindlad, et vesi välja ei tule. Kui toru on valmis, läheme tagasi oksa juurde ja teeme lõike. See lõige on väga lihtne, pikk ja peenike lõige kogu selle osa ulatuses, mis läheb toru sisse umbes 5–7 mm lai. Rohkem pole vaja, ainult üks puhas lõige noaga. Selle lõike peale paneme natuke jahlatatud kaneli, et vältida seente tekkimist. Nüüd libistame toru oksa peale, kuni kogu lõikeosa on kaetud, toetame selle maapinnale ja teeme toru ülaossa väikese augu, kust paneme läbi traadi, et toru oksa külge kinnitada. Nii püsib toru kindlalt paigal ega kuku ära. Järgmine samm on väga lihtne. Täidame toru veega, kuni töödeldud osa on korralikult kaetud ja lisame 2 teelusikatäit vesinikperoksiidi. See aitab vett puhtamana hoida. Siit edasi on hooldus väga lihtne. Iga 3–4 päeva tagant vahetame vee ära. Tõstame toru üles, laseme veel välja voolata, paneme toru tagasi oma kohale, täidame uue veega ja lisame jälle 2 teelusikatäit vesinikperoksiidi. Rohkem polegi vaja midagi teha. Nüüd on möödunud umbes 3 nädalat. Nüüd jõuabki kätte kogu protsessi kõige ilusam hetk. Lõikame oksa puu küljest. Eemaldame toru ettevaatlikult ja vaata seda. Kogu oks on täiesti juurdunud. Juured on kogu töödeldud lõigu ulatuses. Terved, valged ja tugevad. See on tõeline jõu. Ja siin tuledki selle meetodi üks suurimaid eeliseg. See oks ei ole ainult üks viljapuu. Nüüd saame selle tükeldada ja võtta siit nii palju viljapuid, kui soovime. Ideaalne on jätta iga uue viljapuu kohta 3–5 sentimeetrit oksa. Nii tagame, et igal lõigul on piisavalt juuri ja suurendame oluliselt paljundamise õnnestumise protsenti. Ja nüüd kujuta endale midagi ette. See, mida sa praegu näed, on vaid üks oks. Kujuta ette, kui teeksid sama paljude oma viljapuude okspida. Mina annan sulle siin ainult idee ja näitan, kuidas seda teha. Sealt edasi otsustad juba sina ise, kui kaugele tahad minna. Ma tean, et paljud arvavad, et viigipuuga on kõik lihtne. Sellepärast tegime sama meetodit ka noore õunapuuga, see töötas suurepäraselt. Nii et see süsteem sobib väga paljudele viljapuudele. Viigipuu, õunapuu, sidrunipuu, apelsiinpuu, avokaado, granaatõunapuu, viinapuu, praktiliselt ükskõik millisele. Nüüd läheme teise meetodi juurde ja see üllatab sind, sest see võimaldab meil saada ühest oksast mitu puud. Kõigepealt tuleb valida terve ja pikk oks. Puhastame selle veidi, eemaldame lehed ja väiksed oksakesed sellelt osalt, kus hakkame töötama. Kui oks on valmis, valime kohad, kuhu tahame teha õhuladestusi. Me jätame nende vahele umbes 30 sentimeetrit, et igal oleks oma ruum ja juured saaksid hästi areneda. Nüüd teeme aknakojulise lüüta. Me ei eemalda kogu koort nagu rõngaslõike puhul, vaid teeme ainult väikese ristküliku kujulise akna, kus eluskude jääb nähtavale. See on puhas kontrollitud lõige, just nii palju, et stimuleerida juurte teket, katkestamata täielikult mahlade liikumist. Sellele haavale võime kanda natuke aloed või kaneli, mis aitavad kaitsta ja stimuleerida. Seejärel valmistame ette anumaga. Et kõik oleks lihtne ja soodne, kasutame ühekordseid plasttopse.
Lõikame neile küljele sisselõike noaga või kääridega, et saaksime need avada ja oksa ümber panna. Tee ka väike auk põhja, et liigne vesi saaks ära voolata. Nüüd, kui 5 topsi on valmis, paneme need otse oksale, täpselt sinna, kust oleme haava teinud. Paigutame need nii, et need oleksid enam-vähem stabiilsed ja korralikult tsentreeritud, otse aknakujulise lõike peale. Kui need on oma kohal, siis lihtsalt teibi või sidemega tõmbame need tugevasti kinni, et need püsiksid jäigalt paigal. See on oluline, sest nii väldime, et tops avaneks, kui paneme sisse substraati. Nüüd ongi aeg panna sisse turvas või rikastatud muld. Lisame seda vähehaaval ja surume õrnalt kinni, veendudes, et haav oleks täielikult kaetud. Ole vaja liiga kõvasti suruda. Piisab vaid sellest, et substraat oleks korralikult oksaga kontaktis. Kui aknakiht on korralikult paigas ja kaetud, liigume kastmise juurde. Niisutame substraati kergelt. Ärge muretsege, kui vett natuke liiga palju saab, sest liigne vesi voolab probleemideta välja nii altpoolt kui ka topsi lõigete kaudu. Pärast kastmist mässime kogu komplekti musta kilekotti. Vaatame kõik aknaga õhukihtimised korralikult ära, seame kinni ja jätame tihedalt suletuks. See aitab niiskust hoida ja loob ideaalse keskkonna juurte tekkeks. Ja nüüd tulebki lihtsalt oodata. Umbes 3-4 nädala pärast, olenevat sordist ja aastaajast, hakkame nägema juurte tekkimist. Ole vaja oodata, kuni see on täiesti täis. Niipea kui näeme, et õhukiht on juba juured kasvatanud, ongi õige aeg lõigata. Lõikame kogu oksa läbi ja jagame selle osadeks. Seejärel paneme iga õhukihtimise omaette väikese potte. Nii saame ühest ainsast oliivipuu oksast 5 uut oliivipuud. Nii lihtne ja nii uskumatu ongi see meetod. Ja nüüd liigume 3. meetodi juurde, mis on üks lihtsamaid ja ka üks kindlamaid, murdeõhukihtimine. Kindlasti oled seda mingil hetkel näinud, sest see on üks lihtsamaid õhukihtimise viise ja töötab uskumatult hästi. Selle meetodi puhul tuleb võtta oks, mida soovid paljundada või kloonida. Meie teeme seda seekord mandlipuuga, aga see sobib suurepäraselt iga viiapuu või ilutaimede paljundamiseks. See, mida me teeme, on väga lihtne. Painutame oksa nii, et see murdub, kuid püüame jätta osa koorest ühendatuks, nagu ma sulle siin praegu näitan. Nii takkame, et oks jääb täielikult elusaks. Mah liigub endiselt oksa otsa poole ja samal ajal sunnime puud kasvatama juuri just selle murdekoha juurde. Kui murd on tehtud, paneme kõigepealt aloe vera otse haavale. Seejärel lisame loodusliku seenevastase vahendi, näiteks kaneelipulbri. See aitab meil hoida ala puhtamana ja suurendab oluliselt edukat juurdumise tõenäosust. Nüüd võtame anuma, see võib olla klaas või midagi sarnast, ja täidame selle turba või mõne niiskust hästi hoidva substraadiga. Enne kui selle paika paneme, lõikame anumasse sisselõike, et saaksime selle avada ja oksale hästi sobitada. See on oluline, et see jääks korralikult kinnitatud. Asetame anuma otse haava peale, sulgeme selle ja seome korralikult kinni, kas siis plastikust sidemega või mõne muu sidumisviisiga, veendudes, et see ei liiguks paigast. On väga tähtis, et anum oleks kindlalt paigas. Kui see on korralikult kinnitatud, katame kogu komplekti musta plastikuga ja sulgeme selle tihedalt. Ja nüüd tulebki oodata umbes 3-4 nädala pärast, olenevalt ilmast ja aastaajast, hakkame nägema juuri. Tegelikult peaksime juba 3. nädalast alates selgelt märkama juurte olemasolu õhu juurdumiskohas. Kui juured on juba korralikult moodustunud, lõikame lihtsalt oksa emapuu küljest lahti, eemaldame plasti ja istutame õhu juurdunud taimepotti. Ja ongi kõik. Nii lihtne ja kerge on viljapuud paljundada õhu juurdumisega. Ja enne kui lõpetame, tõesti, aitäh, et sinu aeg. Kõik see võtab aega, katsetusi ja palju eksperimente, et sina saaksid seda lihtsalt õppida. Kui sellest oli sulle abi, oleksin väga tänulik, kui jätaksid meeldimise ja jagaksid seda, sest see aitab meil edasi uurida ja tuua sinuni meetodeid, mida sa mujalt ei leia. Kalli ja kohtume järgmises videos.